Äsja lõppenud aasta algas Tartu lähistel elava 5 lapse isa Eiko jaoks väga äreva teatega. Nimelt ütlesid arstid, et tema vanim tütar, täna 18-aastane Egle, kes oli pikalt põdenud neeruhaigust, vajab edasielamiseks uut neeru. Arstid rääkisid kohe, et vanemad võivad neeru anda ja see on selline võimalus ka, et nagu veregrupid ei kattu ja kohe ma olin seal nõus, et annan oma neeru. Hea tunne, et saad lapse jaoks midagi teha ja tal on veel elu ees, et Neeru siirdamise operatsioon toimus siinsamas Tartu Ülikooli kliinikumis 16. septembril. Tegemist oli suure läbimurdega Eesti meditsiinis, sellepärast, et isa ja tütre veregrupid ei kattunud. See oli midagi sellist, mida on varem peetud absoluutseks vastunäidustuseks, sest patsiendil, kes saab teise veregrupiga inimeselt endale elundi, võivad olla selle teise veregrupi vastu antikehad. Selleks, et see siirdamine õnnestuks, tuleb eemaldada need antikehad, et näiteks kui on patsient, kes vajab neeru siirdamist, on 0 veregrupiga ja temale oleks neeru doonor, kes on B või A veregrupiga, siis tal on antikehad nende veregruppide vastu ja selleks, et see operatsioon õnnestuks, et ei tekiks äratõuget, on tarvis eemaldada need antikehad verest. Seni jäi umbes 1/3 potentsiaalsetest elusdoonoritest tegelikust raviprotsessist kõrvale, peamiselt just veregrupi erinevuse tõttu. See annab lisavõimaluse, sest meil on ikka tulnud ette juhtumeid, kus patsiendi ema, isa, õde, vend või mõni teine pereliige tahaksid oma neeru annetada ja seda patsienti aidata, kuid kahjuks ei ole see olnud seni võimalik. Eglet ma ei näinud, toodi pärast intensiivi ülesse. Me olime nagu vastastikku. Kui üles ärksin, tema oli ka seal ja arst ütles, et operatsioon läks hästi ja siis Egle tegi ka silmad lahti ja siis tal oli hea meel. Kuigi mujal maailmas on selliseid siirdamisi juba aastaid tehtud, siis Eestis oli see täiesti esimene kord. Eks me selgitasime neile, milline võimalus see on ja et selline võimalus on ja et kas nad on nõus meiega seda teekonda alustama, kui me teeme seda esimest korda Eestis. Aga see ei hirmutanud ikkagi, et te olete täitsa esimesed, kellele selline asi tehakse, et arstid on varem midagi sellist Tartus teinud? Ei sugugi hirmutanud. Et kunagi on ikka kellelgi esimene ju. Tartu Ülikooli kliinikum on ainuke meditsiinikeskus Eestis, kus siirdatakse elundeid. Lõppenud aastal siirdati siin 57 elundit 55 patsiendile. Üks patsient sai 2 kopsu siirdamise käigus ja 1 patsient sai kombineeritult neeru ja pankrease. Neeru siirdamiste osas 40 on meil selline üsna keskmine aasta. Maksa siirdamisi oli rohkem kui tavapäraselt on meil 10 siirdamise ringis, mullu oli neid 15 ja kopsu pankrease siirdamisi on meil alati vähe, kuna meie patsiente on vähe ja lisaks siis Eestis siiratud patsientidele sai 1 patsient endale veel ka Soomes uue südame. Kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktor Virge Pall kutsub aasta alguses ka kõiki üles täitma ära oma elundidoonorluse tahteavaldus terviseportaalis. Ja kindlasti ei tasu karta, et selle linnukese tegemise järgselt kohe teiega midagi juhtub ja te hopsti satutegi doonoriks, vaid see on pigem võimalus, et kui teiega kunagi midagi juhtub, siis te saate teisi inimesi aidata.